ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karutarkust täis. Ja minu mõmmibeebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, karvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A. Ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. See ongi täpselt see koht, kus ma lubasin mõmmit oodata. No eks sa siis oota. Kuule, Kati, ma olen käinud poes ära. Poes? Jah. Mina ei mäleta, et ema oleks käskinud meil poes käia. Ema ei käskinud, aga rebase Rein ütles, et poodi tulid siuksed mänguasjad, väiksed rebase Reinud, mida saab üles keerata võtmega ja siis paned maha ja siis vajutad nina peale ja siis hüppab üles ja ütleb hee ja piraki. Usu ja sina rebase Reinu. Mis sa ikka sinna poodi lähed? Mati, hakkame parem keksumängu. No ma käin nii kiiresti ära nagu üks meteoriit. Mati, sa ainult vaata, kui ilus keksimise plats on siin. Mina hakkan esimesena peale. Keksi pealegi, mina ei keksi, keks on tüdrukute mäng. Mati, aga mina mängin sinuga alati poiste mängusid. Ise ütlesid, et ma olen tore kambajõmm. No oled küll ja oled, kus sa siis oled? Kus sa siis oled, kui sa ei luba mind isegi poodi minna? Ma käin nii kiiresti ära, sa ei pane isegi tähele, kui kiiresti ma käin. Mati, ema ütles, et lapsed, tulge kohe pärast kooli koju. Ema ütles, aga sina ise ka ei lähe koju. Sina ise hakkad siin keksima ja ootad mõmmit. Mis siis? Ma käiksin nii kiiresti ära. Ma käisin... Ai. Oi, kas sa tahad ka keksida? Mul läkski segamini, tule, nüüd on sinu kord. Sipelgad, pugesid püksi raud, sipelgad. Oi. Tere! Oi, mis toredat tantsu teie siin tantsite? Mati tantsib tüdrukute keksumängu. Ma proovin ka. Minge sinna kahekesi koos, on lõbusam. Tere, vanad kered. Mis te siin keksite? Tule ka tantsima. Ega ma mõni tita ei ole, et ma niimoodi keksima hakkan. Ma olen rohkem spordimees, mulle meeldib hüpata kõrgust ja kaugust ja laiust ja kui te nii väga keksida tahate, siis ma võin olla kohtunik. Ma vaatan eemalt, kuidas te keksite ja ütlen, kumb on parem keks ja ma istun siia mätta peale maha ja hakkan... Reine. Mida? Ära siia mätta peale istu. Toho, kas sina hakkad õpetama, kuhu mina pean istuma ja kuhu mina ei pea istuma? Mina istun sinna, kus ma tahan. Reine. Aga kui ma väga sind palun, kas sa siis ikka istud? Sa palu ise ennast hoopis, ma istun sinna, kuhu mina tahan. Istu, nii, alustage hüppamist. Nüüd sa Mati õpid ka selle keksimise selgeks. Jaa. Mati, hüppa kah niimoodi. Vaadake meie poisse, enne ei tahtnud keegi keksida ja nüüd keksivad kõik. Mis asi see on? Mis toredat mängu teie mängite, meie tahame ka keksida. Me ei saanudki jõe ääres päikest võtta. Meie kuulsime niisugust suurt tralli, tulime ruttu siia, teil on tore mäng. Meie tahame ka hüpata ja karata. Jätke kohe hüppamine järgi. Miks? Te alustate valest otsast. Kõigepealt tuleb ennast niimoodi istumisega üles soojendada ja alles siis keksima hakata. Teeme nüüd niimoodi, et
teie istute siia selle mätta peale, mina ennem istusin ja siis kerkisin õhku nagu sinine suits suitsulambi sees. Aga Rein, näe, vaata seal on... Oota, sina võta sa. Aga millal me püsti kargam nagu lambi sees? Aeg on, istuge seljas vastakuti. Ja. Kas hakkab juba õige tunnetust sisse tulema? Muutu on sul tunnet. Rein, aga tasa ole sina, tasa. Mõnu tunne. Mis teil on ikka vaevate, minge kastke ennast hoia ja sipelgatest olete kohe lahti. Jaa, lähme nüüd ujuma. Algab operatsioon sipelgate uputamine. Mämmi, aga kuhu sina lähed? Sinul ei ole ju sipelgaid püksi. Võib-olla mõni arv sipelgas on ära eksinud. Mämmi, ära mine. Ma õpetan sulle nii kaua mõne tähe selgeks. Mõne tähe? Jaa, kas sa tead, mis on hüppamise täht? Hüppamise täht? Hüppa... Hüüvist. Õige, Mämmi, sa oled juba nagu päris koolilaps. Vaata, ma näitan sulle Ü-tähte. Vaat see siin ongi Ü. Kas see on Ü? Jah, see on Ü. See on Ü. See on siis Ü. Koos Ü-ga üles hüppan ma nüüd. Kui hüüan, siis ta hüüdmise täht. Kui püüan, siis ta püüdmise täht. Ü-täht on... Küll sa hüppad ikka ilusasti. Ja me siin õppisimegi just hüppamise tähte. Ma ei hüppa, ma tantsin. See on ballett. Mis asi? Ballett. Ema ütles, et mul on nii kerge jalg, et ma võin balletti tantsida. Ma nüüd iga hommiku peegli ees harjutan. Ballett? Jah. Ballett? Juta, kas sulle kohe meeldib niimoodi õlliuda ja... Ballett on mu hing. Ma ise mõtlesin peast ühe tantsu välja. Tahate, ma tantsin teile. See on liblika tants. Tantsi. Tantsi. Ei tulnud hästi välja. Kuda muidu oli. Küll sa tantsid ikka ilusasti. Jah. Kõrgemale, natuke. Mina küll nii hästi tantsida Sinul ei tule nii hästi välja kui Jänku Jutal. Ma õpetan sulle parem veel ühe täpiga tähe selge. Ma ju õppisin juba ühe. Aga õpetaja õpetas meile täna veel ühe täpiga tähe. Ja see on ää-täht. Ää-täht? Jaa. Ja vaata, see siin ongi ää. Ah, see on siis ää. Jah, see on ää. Kui A peal täpid, saab temast ää-täht mul pähe. Kergesti jääb päikest täis, kui sädelev järv, kus mängib vähk ja väikene särg. Mõmmi, kas sa tead, et täppidega tähti on üldse 3? 3? Ä, Ü ja Ö. Aga Ö ma õpetan sulle järgmine kord selgeks. Mõmmi, kas sa nüüd tahad, et ma laulaksin sulle täppidega tähelaulu? Laula. Ma laulan.
kõik täppidega tähed mul jäävad hästi pähe. Kui aal on täpid, siis on ää. Siis on ää. See imeruttu meelde ei jää. Kui uul on täpid, siis on üü. Siis on üü. Ka üü on mulle tuttav nüüd. Ja öö on täppidega oo. Ja öö on täppidega oo. Neid täppitähti igal pool. On täppitähed rõõmsad, kõik sa rõõmsaid hääli teha võid. Küll möögida, küll mägida, küll hüüda, laulda, rääkida. Mammi, tahad, ma tantsin nüüd selle täppidega tantsu? Sõbrad, milline õnnetus. Hirmus lugu. Ai, meie ojas on üks hirmus suur krokodill tunginud. Ja see krokodill on selliste suurte lõugadega ja neelas hundikutsikad alla. Ai, ma kardan, krokodill neelab mu alla ja ma ei saagi ballettida. Ära karda, mina ei lase sul krokodillil sind alla neelata. Tal on kohe nii suur kõht, et kohe kõik me mahume sinna sisse. Kuulge, aga öelge mulle, kuidas krokodill sai meie ojasse? Krokodill sai meie ojasse niimoodi, hundikutsikad on tema kõhus ja nüüd me peame minema teda hundikutsikaid Ei, päästma. aga krokodillid elavad ju muidu lõunamaal. Aga nagu selles muinasjutus, kus jahimehed lõikasid kõhu katki ja hakkasid päästma, seiske kõik minu selja taha. Kui sa tahad seda nii väga teada, mine küsi ta käest. Hundikutsikad küsisid ja kohe hamsti. Kohe sõltub. Ma ei usu seda ikkagi. Algab operatsioon hundikutsikate päästmine. Aga ikkagi krokodillid elavad lõunas. Jah. No muidugi sellepärast, et osa krokodille elab lõunas. Aga need, kes on sellised targemad krokodillid, need saadetakse loomaaedadesse elama. Kuidas nad saadetakse? Ja nüüd see loomaaia valvur unustas akna lahti ja krokodill lendas minema ja nüüd on meie ojas minu järel. Oi, teate mis? Võtame roikad. Õigus, võtame roikad kaasa ja hakkame seda krokodilli materdama. Küll ta siis meie sõbrad tagasi annab. Jah. Minu järel. Läki. Ära karda, mommi kaitsed siin. Tasa, läheneme krokodillile. Siin ta on. Ära, hoia sina tahapoole. Ei tea, kas ta on vahepeal veel kellegi ära söönud. Krokodillile tuleb läheneda saba poolt, seal tal ei ole hambaid. Kuule, Rein, aga miks krokodill teeb siukest hundi äänt? Millist? Ja. Kuidas siis meie sõbrad tahavad krokodilli kõhust välja pääseda ja sellepärast. Uudu ja Uugu, ärge olguge, me päästame teid välja. Me varsti tuleme. Vana paha krokodill, anna Uugu ja Uudu tagasi. Anna tagasi. Küll täna sai nalja, no küll oli tore päev. Ja tänane päev on kohe üks akuraatpäev. Ei olnudki krokodill, oli hoopis hundikutsikate päevitustekk. Aga miks sul, Rein, suur toigas on käes? Sul on toigas käes, jah? Mammi käskis võtta. Minu? Jaa. Jaa, aga miks sa meile tuupi andsid? See polnud üldse mängus ette nähtud. Ega siis ma ei andnud teile tuupi, ma andsin krokodillile tuupi. Hästi, meie anname nüüd jälle sulle tuupi. Oota, mille eest? Kes see ütles, et näed, siin on üks vahva känd nagu krokodilli pea? Uudu, sina leidsid krokodilli pea. Aga sina jälle ütlesid, et selle on nagu krokodilli suu. Aga kes võttis selle maast üles? Ärge nüüd minge veel tülli ka omavahel. Rein, sina kindlasti tead mõnda mängu, hakkame mõnda huvitavat mängu mängima. Hakkame pimedat sikku mängima. Hakkame käbisõda. Jah, hakkame käbisõda, siis ma saan Uudule käbi vastu nina visata. Ei, mina ei taha enam mingit sõjamängu. Mina tahan mõnda ilusat mängu. Poisid, aga
hakkame nüüd balletti tantsima. Ei hakka mingit kotletti tantsima. Me oleme spordimehed. Lähme nüüd kõik staadionile. Hakkame kõrgust ja kaugust ja laiust hüppama. Spordimehed, rivisse marss. Spordimehed, joonda. Volvo. Keskele voot. Ja pirrake! Ma pole mõni spordimees, vaid olen ehte spordimees. Ma kaugusüppes kange mees ja kõrgusüppes kõva mees. Ma turnimises tubli mees ja ujumises uljas mees. Ma võidujooksus võidumees ja pallimängus parem mees. Ma oodaviskes oosav mees ja kuulitõukes kuulus mees. Ma maadlemises maru mees, ma kõigest kõige kettem mees.